Sattusid siia Eestisse elama? No ma olin vist 7-aastane vist, hakkasin 8-seks saama. Me elasime siis Gruusias, ma sündisin, kasvasin seal 8. eluaastani, käisin 1. klassis ja siis otsustasid mu vanemad, et kolime kogu täiega siia Eestisse. Ja kust tuli selline idee Eestis hakata just näitlemist õppima? Ma ei tea, Eestis või Gruusias või ükskõik, ma arvan, et ma oleks kuidagi sinna välja jõudnud, sest see on mul olnud nii palju, kui ma ennast mäletan, et juba lasteaiast saati ja käisin kodus, vaatasin mingeid seriaale ja panin teleka kinni ja üritasin kohe järgi mängida. Aga kuidas sulle meeldib õppida näitlemist? Aga ma ei ole siiamaani kahetsenud, eks ikka on väsimused sükest, kus kõik asjad kokku jooksevad, aga siiani ma ei ole seda kunagi kahetsenud. Oleme saanud nii palju nagu teatritega koostööd teha, et meil oli Kuidas elad Ann, näiteks, mis on siis koostöös Rakvere teatriga ja Merilinise muusikal. Aga räägi meile rohkem Kalju Komissarovist. Kuidas ta on õppejõuna? Ta on üks, ma ei teagi, väga naljakas, ma olen seda ise ka vahel mõelnud, aga ma ei oskakski kohe paari sõnaga või niimoodi paari lausega teda iseloomustada, et temas on nii palju, et ta on hästi armastav ja hooliv ja samas nagu karm ja kindlakäeline. Kuulsin sellist huvitavat seika, et eelmine aasta, kui Kaljul oli sünnipäev, et te tegite sellise hästi huvitava kingituse talle kursusega. Kas sa tahaks meile rääkida pikemalt, et mis te kinkisite talle? Idee, ma ei teagi, kellelt see tuli. See on vist üldiselt, et Kalju ütles sisse astudes, et ei tohi rasedaks jääda ja tüdrukutele on ka suitsetamine keelatud. Aga Natali, kuidas siis see juhtus, et sina rasedaks jäid? Ma olen kuulnud, et teil oli see Marilini etendus nüüd viimati muusikal. Ja see lõppes ära ja seal oli selline väga tormikas lõpupidu, millest ma ei tea kahjuks sellest midagi, sest ma lahkusin sellest väga vara. Aga mina olen kuulnud, et Ugala peol olid sina viimaste seas, kes lahkus. Ei, tõesti, teil on väga valed allikad või andmed või kuidas öelda, et ma tõesti... Aga mul on siin teatav kiri, mille ma sain ühelt anonüümseks jääda soovivalt isikult. Ja tema siin kirjas minule kirjutab, et soovitab mul näitleja tudengitest valida just Natalit intervjueeritavaks, kuna Natali on 3. kursusel suutnud. See on mingi vale. Kuulge, et ei saa uskuda igat ühte, kes teile mingi... Aga ma täitsa isiklikult helistasin ka Ugala töötajatest osadele, täpsemalt siis nimes saaks lõpetada selle intervjuu? Jah, muidugi me saaks, aga Nataliga siin ei ole midagi häbeneda. Ma arvan, et Palun pange kaamera kinni. Kuule, põhimõtteliselt peaks, ma arvan, et selle uudisega sa tulema nüüd välja. Sa ei saa ju seda ju varjata. Laps on ju suur õnn, eks? Kas me saame subtiitrid pärast panna või?
oli plaasiga. Vanemad ei tea seda, mitte keegi ei tea, et ma mõtlen sellest räägin Margitile või Kaljale, siis on kõik läbi ju. Nii kaugele jõudnud. Võib-olla siiski midagi saab nagu ette võtta. Räägi siis, mis juhtus? Mis sa nädalapeol juhtus? Mitte, ma ei mäleta, ma lihtsalt ärkasin garderoobis 312. Ma isegi ei mäleta, kelle garderoob see oli, ja ma olin lihtsalt takka ja... No tähendab, ma ei teadnud ju, no sellest, ma ei mäleta, mis seal täpselt juhtus, ja siis kui ma ära olin, siis läks aega mööda ja siis ma olin päevas ära. Juba mingi 6 aega ei tulnud mitte midagi. Ja ma hakkasin tiielda sood ja siis ma tegin selle testi ära ja siis vastus oli ma olen rase. Kõik saab korda, aga kas sul on võib-olla mingi nimekiri, et kellelt sa Mis arvad? kuradi nimekiri? Ja ma olen suitsetanud ka. Ja üldsegi diktsiooniharjutusi ma ei tee. Oota, Ja Helleris ma ei oska kätel seisugi teha. Kaiju, miks te ei ole seda näinud, eks ole? Ma oskan ainult edaspidi ja tagurpidi kukerpallida. Ja psühholoogi eksami kirjutas minu eest Mairi. Mis kõige hullem on? Mul ta nii hullem, aga see mõtlema, et lapse isa võib olla keegi meie kursusel. väga raske elukutse on see näitleja elukutse. Ma usun, et Natali siin näitas meile midagi, mida võib-olla, millest me saaksime kõik natukene õppida. Ärge jooge. Mida vittu? Natali õpetas meile midagi, millest me kõik võiksime õppida. Kasutage kondoomi.